Nii, aga tere tulemast Disc Golfi kanalisse. Minu nimi on Oskar. Minugi siin on Karl-Martin Luik. Väga meeldiv, et mis me siis vaatama hakkame, on ED-Kelli karikasarja järjekordset etappi. Seekord me siis vaatame MA3. Jah, täpselt see, mida mina mängisingi. Ebaõnnestusin. Jah, et siis on Respo rajaga on tegemist. Kuidas sul endal läks see mäng? No ütleme nii, et alla keskmise ikka. Oleks võinud ikka paremini mängida. Aha. Ikkagi oli oma kodurada ja ikka väristasin seal. Ilma vaatan, siis oli tuul oli päris kõva seal. Ja ikka päris kõva oli. No Respole kohane, et kui tuult ei ole, siis nagu see ei ole nagu Respo. Ja, okei. Kohe vaatame, mis see liiderpool meil siin on, et mõned näod juba tuttavad ja esimesena on siis Rainer Kalameel, esimene ring oli tal siis -6. Teisena on siis Karl-Kristjan Kajak, tal oli ka -6. Kolmas mees on meil Risto Viherpuu -3. Ja viimane mees on meil Eero Kaur ja tema mängis ka -3. Väga soliidset tulemust tegelikult, et arvestades, et me mängime ikkagi MA3, et siuke miinuses väga tubli. Väga tubli. Kala siis mängib esimesena ja rada 1 on 82 meetrit par 3. Ees käega pigem soovitavad siin. Ja nagu ikka, see paremal see OB võib päris hästi mängu tulla, aga ei, see on täitsa safe ise. Väike roll ja. Mina isiklikult mängisin backerit 2 päeva, nii et saab ka taguriga. Ma ise ka olen mõelnud, et ma ise läheks ka vist pigem backeriga. Et... No hakatakse seda vasakut mandot kartma seal. Ja just, et viskad selle mingisuguse keskmaaga või millegi viskad lendu. Ja. Aga nagu näha, siis on Respole kohane on tagant tuul, mis on üllatavalt suke arukordne, aga näed. Siin pandi ilusti kohe korvi alla ja Eero näitab ka nüüd ette seda viimasena ja ka madalalt. Ja sai ebaõnnestunud. Poleks selle puud ees olnud, oleks täiesti, ma kujutan ette täppinnal. Ma usun ka. Väike lähenemine seal, väike aiser ja täitsa seal 3-4 peal. Täitsa putil, jah. Nii, ja nüüd järgmisena läheneti jälle ilusti ka 3 peale. Nii, esimene on putja kohe. Ja võtkiski Pirku. Kala alustab jah kohe pördiga, et väga tugev algus. No kui sa liiderpuulis oled, siis peab ikka võtma. Võtkiks nüüd närv ka seest või? No ei tea, no ikka kaamera ees võib-olla esimest korda, siis ma usun küll. No. Ega väga tihti vist MA3 kaamera ei satu liiderpuulis. No pigem ei satu. Ma kuulsin esimest korda üldse, et filmiti seda. See on ED-Kelli puhul hästi nagu tore, et just filmitaksegi. Nii, teine rada vasakul ja paremal on OB, taga ka OB. Ja täiesti siuke mõnus põksukas rada, aga tuul oli ka toobev ka siuke, et pigem lükkas seda ketast, kui aiserisse panna. 78 meetrit, et tuules, muidu oleks nagu lühike rada, aga tuules ikka mängivad need. Ja, ma ise 2 korda panin ikka OB-s ilusti ja läksin liiga laialt ja panin pikaks. Risto ka ees käega. Ja seal eeskäeliin on, aga see on siuke, puud on ikkagi päris kaitsvad seal. Ma ise ei ole Respo rada mänginud, pole sinna kanti sattunud, aga pildi pealt tundub täitsa huvitav. Ja ta on siuke täpselt pargirada ja siuke mõnus, pole väga suuri nagu pikki distantse ja siuke ongi kõik par 3 ju. Ühtegi par 4 ei ole ja jälle eeskäega läheb. Ja nüüd kas need oksad aga näed, ilusti kukkus alla. Täitsa pargitud, ei ole siin üldse probleem. Ütleme jah, putil siuke 15-20 minna. Läks mängis seifi, tundus, et ei tahtnud rünnata. Eero mõtles, et teeb ennem soojaks ennast natukene pariga. Nii. Kala. Äkki paneb ära. Andis proovi. Aga ikkagi lühike. Väike võitlus närdude sisse äkki. Too tundub küll. Ja näed, isegi 5-6 pealt eksitakse niimoodi. Karl natukene nõjatas ette siin, et käsi läheb küll sirgeks, aga kohe on selle alaraua peal. Aga tundub, et siin ainukene Pirku oli vist Ristole. Ja täpselt nii ongi. Risto ainuke pörti, ülejäänud parrid. Ülejäänud parrid. Võidi saanud puuli au kõrgele, et võttis ühe Pirkugi. Ja nii, rada 3. Vot see on niisugune tore rada. Jah, 75 meetrit ja viskad tikuks põhimõtteliselt. Jah, tunnel ja korv on kõrgendatud ja... Puu saad, siis on pahanduse palju. Oi, seal on nii lihtne saada. Sul esimesed puud on kogu aeg tiiala juures 2 meetrit ja... Näed. Oi, ilus kikk. Ja teine kikk oli juba. Ja võt, et siin on see võimalus saada seda puud nii lihtne. Nii.
jälle back'iga. aegisem ketas, väga lahja kettaga, väga tark otsus. Kaiser flip ja kausilgene. Väga ilus. Aga näed, nüüd tuleb ikkagi keegi eestkäe poiss ka. Karl viskab siin eeskäega, jah. Aga väga soliidne vise. Jah, absoluutselt. Väike skip on, see skip oli natuke pikk, aga jälle õlle. Äkki putil ikka. Eero ka eeskäega, ossa. See pidi pro-liin olema. Keiti ja Kristi videos oli seal kirjas. Pro-liin. Et suured mängijad mängivad sealt mängima. Et lotator on käima ja full annukas. Vaata, mis saab. Täpselt. Ei läinud isegi proovima. Ikka seifi, ikka kõrgendatud korv annab nii palju tunda. Kala on putil. Keskendub. Jaa. Ai. No ei ole hullu, sealt saab veel ära päästa. Nii, Karl. Ja ka alaraud. Väga aus katse tegelikult. Kõik vähemalt julged. Eks see tõstet korv ongi nagu nõme võtta, eriti kui see tuul ka just paar korda tagasi mängib. No seal see tuul annab tunda ka isegi puttimisel. No nii. Ilus putt. Küsimus ka mitte. See oli väga ilus. Putib päris hästi. Väga soliidne liigutus. No need. Karl tahab natuke ette näidata, nagu... No äkki see on see lava erim, ma arvan. Ja, täpselt paras. Et siuke kaamera ees võib-olla esimest korda ka ja sa tead, et sa oled liiderpuulis ja sa pead nagu mängima, et tagantpoolt tulijaid oli ka veel, kes hakkasid teine päev paremini mängima. Jah, aga Eerol siis soolo bördi. Väga tubli. Selle rae bördi saada on väga okei. Nii. 400. Ja Mando on ka pandud sinna. 76 meetrit ja Mando ja vasakult poolt võib mängida siis. Jah. Vanasti siis, kui seda Mandot ei olnud, sai paremalt mängitud. Ja siis ta vist oli pingem lihtsam. Siis ta oli väga lihtne panna, siis Haiseri sa ongi sul kohal. Aga ilmselt ma arvan, selle tiiala kaitseks on see pandud see Mando. Nii. Ja kõik kolm mängijat on kõik forega läinud. Ja tuul tundub ka soosivat, lükkab seda rohkem. Nii, mis see Karl Kristjan teeb? Sätib ka ilusti foreliini. Ja päris laialt. Väga kaunis ise. Ja opa! Come on. Sukses võistluses me paneme topsi või? Ja nii on hea, vaata. Viskad alguses 3 parri ja siis viskad topsi ja siis lähed edasi. Lihtne mäng on see discgolf. Kelle siis pöördis ikka ja... Oi apud. See oli väga hea proov. Väga kaugelt ilus proov. Aga ei, väga äge. Saad liiderpuulis kohe topsi näidata ja... Võt see on just, kujutan ette, väga mõnus tunne. Et just videosse ka veel ilusti. See on, näed, järgmine tuli Pirku ka, üks Pirku, üks tops ja ülejäänud on parrid siis. 4. rada oli siis raskusastme 10. Et ei ole kõige lihtsam rada ja väga aus tops. Ja seal on nüüd võsa, on see päris ohtlik seal kõrval. Nii, aga rada 5, 95 meetrit juba esimene pikem, parem loo B. Ja põhimõtteliselt ongi kütta minna, on ju. Jah. Ma nägin küll, et kes läksid eeskäega, kes tagantkäega. Aga kui tagantkäega minna, siis paremal on oksad suht madalal. Ja ma ise ka. Siit on nagu raske aru saada, millega mina läheks, aga... No nägi, vaata, kui kange juurikaga tema läks nüüd. Kala kangutas hästi. Kala pani ikkagi normi annuka ja ilusti flippi ja need. Tundub, et greenil ilusti. Eero ka eeskäega. Ja ka väga okei vise. Kaputil. Ma seda Sportlandi lipu alates ikkagi tuul mängis päris tugevalt. Väga tugev oli. Sealt vasakut paremal tuul ja... Nemad vist ei saanud vihma, esimese dommiku poole said vihma ka. Natuke vikale. Aga mitte ükski inimene viskanud tagant ette. Eero, mis te teete, putib või läheneb? Ma arvan, et ikka mingi väikse proovi ikka annab. Ikka vastutuule putt ja... Aus solid run, jah. Täpselt. Jälle lühike. Mul on tunne, et see Karl saab see ette näjatamine väga suureks probleemiks sinna taama. Ja oi, kui ilus putt. Ja putt. Tegelikult oleks väga meil siia counter, et mitu alarauda Karl viskab. Ja võiks küll olla. Minu arust on juba neid kas 3 juba äkki või. See on päris siuke... Skorele paned 3 juurde, vaata, siis ta oleks nagu esikohal praegu. Juba oleks esikohal.
mõtlen, paned topsi ja siis on kõik varririda. jah. Nii, nüüd siis rada number 6, 65 meetrit, saarerada. Saarerada, jah. Nüüd on saarekaks tehtud see, jah. Kala läheb. Mis kala teeb? Väike annukas peale. Väike annukas peale ja oi, noh. No aga lihtne ja. Aga vaata, kala võtsi õppus. Jah, näitas ka, ma panen järgi siis. Karl pani topsu, mõttes tuleb liidrile lähemale, et siis kala ütles, hoia mõõt. Hoia mõõt, jah, ma teen järgi. Näed, jälle pullerisse põhimõtteliselt ja mõnus radaga, eestkäega saab, tagantkäega saab. Aga tagantkäe oht on, et praegu see tuulega lükkaks pigem pikaks. Karl peab tops järgi või? Nii, ei. Oleks palju tahetud. Nii, mis Risto meil teeb? Kas Risto, hea skipi sai. Jäi sisse ilusti saarde. Kala koristab oma staffi ära ja läheb meil rajale ja. Nii. Ta on mõnus, kui liider puulis puttune peale. No ma lähen, lihtsalt võtad ketta korvist välja. Üks mure vähem. Oi. Seal on kusjuures on see korvil on posti küljes on pehmendus ka, mis võib selle puttimise natuke keerulist teha. Ahaa. Et mina sain ka drop-zone'ist, panin teravalt, panin vasta posti ja viskas välja. Okei. Nii, Karl lööb. Kas võtab pördi või? Natukene ette mõjatatult. Sätib. Käis üles. Ja. Kammo. Ai. Saab käima. Peab saama. Praegu oli kõikidel niisugust ebaõnne. No vaata, kui huvitav skoor. Kalal 1 ja teised 3 ja lähme edasi. Tundub, et keeruline rada oli. 3 stroke'i ees siis kogu kaardist. Nii, kala stardib rada 7,93 meetrit. Parem vasak taga, kõik OB. Ja. Tuulega väga maasikas rada. Väga maasikas. Põõsas ilusti ees ja kask on ilusti ees ja tutsu peab olema, et sinna korvi alla saada. Ilusti porega jälle. Aga näed, ja ongi hea koht, kus saab... ikka need kase oksad võtsid ikka maha. Tundus juba päris siuke hea liin. Rellu Saisari on. Aga me oleks natukene võib-olla laiemalt minema. Natuke tahtis laiemalt saada, jah. Tuul vist ikka lükkas seda. Nii, mis Risto siis teeb? Oi kui kõrge. Siukse tuulega ei tohi siukse kõrge läbi saata. Pigem sa pead ikka tuules madalat joont hoidma. Pigem küll, jah. Nii, siin ilmselt mingit proovikat ei tule, siin lihtsalt lähenetakse. Ilusti. Aga pullarisse ja tõsta sisse ja ongi lihtne 3. Nii, siit saab juba proovida ja see ära teeb. Siit tundus küll, et on juba täitsa sees, ma vaatasin. Juba nuusutas kette, jah. Nii, kala ka sätib. Ja hätab ka lühikeseks. Natuke on madal. Jah, kiirustas kuidagi vist. Tundus vähemalt. Nii, Karl, mis teeb? Ülaraud, allaraud. Lühike. Posti. No, vähemalt sai pihta kuskil. Vähemalt sai pihta. Ma räägin, ta oleks nagu kõik nüüd südames on. Ei ole hullu. Ei tea, kas tal läks, tõmbas natuke motivatsiooniga alla, et on nii palju nagu instrumendile pihta saab, aga pördis ei võta. Karl võiks meile pärast kirjutada, kui ta seda kommentaare kuuleb, et tundus tekivad. Ütle ausalt, kas oli närv sees? Või oli lihtsalt tuules oli asi või? Näed, pari freim. Pari rida, jah. Puttimise võimalus oli siin, aga raske on ikka tuulega. Nii, nüüd oleme jõudnud rada 8, 112 meetrit, parema vasakul taga, igal pool OB. Aga vasakul läheb, see kast läheb vähe suuremaks, et pigem mängida sinna, kui tahta seifi mängida. Jah, et rada 18 oli siis tollel päeval kõige raskem rada ka. Et keskmine mängis tal 3,4. Ja siin ka kala viskas OB-sse, et on ikkagi flippas kettas. Siin pigem haiselis välja ja lase sinna feidida vasakule. Ja kas läbi, ei näed, joonistabki. Ja joonistab jah, aga vaata ei jõua tagasi. Kas see on ka nüüd? See on ka vaata selline strateegia nagu tuulevabalt on täitsa okei minna niimoodi joonistama, aga tuul mängib, siis kõik need liigutused on ülipikad. Tundub, et see vastu tuul ka vist tundub olevat seal. Jah. Kõik mängivad väga sirgelt üritavad peale minna korvile. Ei, ma täitsa näen, et tuules võib see väga keeruline rada olla, et pikk distants ja... Ja on ja see tuleb... See oli piisavalt kange ketas. Ja see tuleb. Lükkab ka veel. Ei. Landshark. Jah, täpselt. Ja ongi OB-s. Aga päris siuke
tundub siuke 2.30 peal, et isegi läheb jump put'i tegema. Või läheb isegi proovima. ei, see pigem oli see on pigem ikka lay-up'i mängima. OB4 ja edasi. Just. Tuleb pointi muidugi. Trikke teha. Järgmine ilusti alla ju. Tundub, et viskas ka alla lihtsalt. Ja. Keegi vist ei taha väga ründama minna. No Karl ikka ründab ju. No nii, käes ründab. Ründab. Oi! Väga hea. Nüüd ei saanud pihta kuskile. Ei, aus run oli. Vähemalt aus run oli, jah. Siuke pikk putt ja. Risto. Ka proovi. Oi, ilus. See oli väga ilus proov. Siit pirku saada oleks juba, see on siuke rohkem pigem parri saada, oled juba rõõmus. Pirku on juba suur pluss siin. Too päev 12 birdit oli väljakul. Ainult 12. Ja mängijad oli vaata kui palju. Tervelt 2 statistiliselt other ehk siis triple bows edasi. Et pigem oli tummine rada. No pigem oli tummine rada. Siin see OB on ikka mängis nii palju rolli ja esimesed põõsad ka seal ja pigem keeruline rada. Minu arust Respo üks kõige pikemad radu ka minu teada, kui ma ei eksi. Nii, 109, 95 meetrit. Paremal OB. Viska tikuks põhimõtteliselt. Kõrgel ei saa väga visata. No, see oli natuke kõrgem. Nii, mis Karl teeb? Raiveriga taha käega. Siis ka üle minevat või sirgelt. Ise keeras Annuka peale. Ja ise keeraski, jah. Ma arvan, et ta vist nii palju, ma arvan, ei tahtnud seda Annukat. Pigem vist mitte. Nii, Risto tuleb ka forega jälle. Ristot on hea ära tunda, ta on nimi selja peal. Selle võiks tegelikult kommentaatoritele nagu elu lihtsamaks teha, et kandke kõik pusasi, millel on nimi selja peal. Nii lihtne on kohe aru saada. Nii kala. Hästi paneb ikka, ta ikka meeldib kõvasti kangutada, ma vaatan. Ja väga ilus. Väga ilus. Tal see fore tuleb ilusti välja alati. Piisab kange ketad, et Annukad niimoodi... Väänata, jah. Minu arust on tuul ei nagu ei seganud. Nii, Karl. Ja jälle lühike. Tegelikult on kahju, et ta mööda viskas. On küll, jah. No, annab vähemalt head proovi kogu aeg. Ja Risto vasakult kettidest välja. No see on juba 4-5 peal juba ilusti põhimõtteliselt täppin birdi sul. Ja Risto sätib ilusti ja rahulikult ja koristavad ära, jah. Jälle üks pirku, ülejäänud parrid. Kala vaikselt läheb, jah. 3 strooki ees. Ja see on ju päris suur vahe juba. No, pool rada mängitud, jah. 11 alla on kogu skoor, jah. Ja see on rada 10, 95 meetrit. Pikaks paned on OB-s ja ülejäänud on suhteliselt safe. Need puud ja asjad muidugi mängivad, aga... Ja seal taga on päris mingi, ütleme, 10 peal juba on juba OB-s põhimõtteliselt. Ja, kui isegi mitte vähem, sest meil puulis pani ka üks ära pikaks ilusti. See on ka natuke kõrge ja vajub ära. Oksad ikka võtavad ja see on pigem sirgelt proovida ja äkki Karl näitab ette, kuidas on. Kiidab nüüd isagi aru, kas see on eelistab rohkem eeskätt või tagajärg seal, aga see näeb hea välja. Väga ilus Annukas. Väga ilus Annukas ja väga hästi töötas ka. Ja täitsa putil peaks olema ju. Pinhaid on olevat, jah? Tundus. Nii, Risto läheb ka nüüd äkiga isegi. Ja ei flippinudki väga. Natuke kangeks, aga ikka ka. Okei, nüüd saab skippi ikka, jah. Mingi teistsulaadne asi vist oli, ma arvan. Ja lihtne lähenemine ja... 3 edasi. Jah, kui pirkut ei saa, siis 3 võtta. Kalal on muidugi väga ebamugav puttida sealt okste vahelt, aga sai ilusti hakkama. Pigem tark mängija. Jah. No sul on juba 3 viiset vahet, siis juba mängid juba rohkem, juba seifi ennast. Maha ei tasu mängida tõesti. Me oleme ikkagi MA3, eks ole, ja eksimusruumi on vähe nüüd. Nüüd oli käsi kõrgem. Nüüd oli käsi jõus. Nüüd hakkame minema. Kas nüüd tõmbab selle birdi rongi käima või? Jälle on 1-2 ja... Jaa, aga Karl võttis ka ainukesena birdi. Jah, 95 meetris ajal tegelikult väga ilus 2. No. Väga ilus. Tõi kohe 2 viiset tagasi. Vahe juba hakkab huvitavaks minema. Nuusutab. Nii, rada number 11 vasakul ja taga on OB. Pigem on jah, soodsam mängida fore, sest sinna
ja kas töö tuleb tagasi? Ja see on OB. Täpselt selle sama mõtte pärast oleks lihtsam fore mängida. Siin on juba tutsu ka vaja, et 110 meetrit on ikka vaja visata. Ja... No pigem on vaja visata. Ja paremal, kui isegi backiga tahad minna, siis on juba need, sul siin paremal on puu ja... No tundub kalal ei ole vahet, kui kaugel korvan. Viskab oma annukaga driveri teele ja let's go. Jah, ei ole, tuult ka ei eksisteerina. Temal seda pole vahet. Järgmine on väga ilus. Lätilt välja ja laseb feidida ja... No, pikal putil. Pikal putil. Nii, mis see Risto meil välja mõtleb? Ka päris kõrgele tundus siis. Ei, mitte okei. Korraks kaotasin kitta ära. Aga väga ilus. See on jälle 3 sees. Ja see põhjas täpselt kaitseb seda korvi nii hästi. Eeti seal puttide kamaga. Natukene lihakondile, jah. Aga kala on ikka kaugel, kui ma arvasin. On jah, tundus palju ligemal olevalt. Ja nüüd jättis ka lühikeseks kala. Ja hullu, siit tuleb siis parr. Ilus, pördi. Pördi kirjas edasi, jah. Eero võttis ka nüüd üle pika ühe pördiga vahele. Ja oi, Karlikene. Ma ei hakka siis midagi ütlema. Natuke sirgemalt seisame, siis on väga hea. Ja. Aga noh, OB5 siis. Ja hullu, andis mõned tagasi. Andis kahju, jah. Kalal ilmselt natuke võib-olla sisimas tundis, et kergendust natukene. Risto võtab ja võttis pördi. Hea pirks. Ja see oli vist meie ainuke pördi või? Ei, 2 tükki oli isegi. Airo oli ka õigus, Eero oli ka. Just. Markerit üle, mul on pähkli karbis. On juba 4 viset. 4 viset, jah. Rada 12, 84 meetrit. Korv siis vangib ees kätt eelistab ja ees käega. Hea vise. Ja see peaks olema vaja. Veits vist läks pikaks. Isegi tundus see vaeke, jah. Risto ka, ikka eest käega. Ka rahulikult. Vist nüüd läheb liiga laialt, aga äkki läheb ümber. Ja isegi läks. Talle muidu päris siuke puine värk. Nii kalale. Ikka kohane. Ikka kangutame sellist kanget ja... Aga näeb. Aga üllatavalt pehmelt viskab, et nagu ei tundu vaata seda mehaanilist jõudu taga. Väike hea snap. Tundub, et ta on siuke fore dominantne tundub olevat. Oi, Karl, väga ilus visa. Oi, see oli... Oi, kui ilus. Raputas oma tupla maha ja mängime edasi. Näeme, vaata tuult, siis on ikka päris... Oi, olen. Näed, ja jälle selle korvil nüüd. Oli ka keskel, oli see pehmendus ja... Pehmendusest lõi välja, jah? Jah, paned keskele ja teravad putti ta ei taha väga. Ja see oli ka siuke... Oi, see oli südamest all. See oli nii südames selline. Et see... Siin võib Silveril öelda Saksile selle raja aldajale, et tema hoolitseb selle eest. Ja jälle Karl. Meil on seda Karli counterit vaja, mitu stroke'ida ära nüüd on selle putiga. Ikka päris palju. See ei olnud ju üldse kauge putt ka ju. Okei, see läks jah natuke vasakule. Ja seda küll. Kas ta hakkab nii tuult kartma või lihtsalt mõtles, et paneb väikse haisede puti. See pehmendus. Huvitav, kui palju sealt ikkagi põrkab tema? No ikka päris hästi. Kas siin sellepärast, et need eramajad seal läheb on? Ma ei kujuta ette, et on ausalt, mis need pehmendus patuski on. Kunagi oli Saue rajal, et samamoodi need pehmendused, et eramajad ja keti häält vähendavad. Aga kui sa ju otse kettidesse viskad ju, siis on ikka kuulda seda ketti, et... Nii, aga Eero soolopördi ja... Karlist on midagi kahju. Ja, -1 on Karlil praegu, et läheb edasi. Tundub, et ega mutti ka väga pole enam. Nii, aga rada 13, 90 meetrit ja jälle küta lihtsalt otse. See ühe oksa. Vaata, kui hea roll ju. Oi, kui kaugele see asi läheb. See tundus küll, et jääb sinna samma maha. Jõudis putili kuvitava. Ma ei tea, tundus päris pikalt veel minna. Nii, Risto. Nii, võttis kalalt õpust ja... Nii. Oi, nuusõtes. Ja see on ka pullikas. See on märgitud vist, jah? See on nüüd, tõsta sisse. Nii, nüüd näitab kala enda õiget. Vähe peale. Seekord vist ei tõmba nii hästi. Nii. Karl nüüd saab rahulikult edasi mängida oma. Ja
natuke madalalt. Aga võib-olla ei saa, ikka on proovida. Pigem on pikk, jah. Pigem on pikk, jah. Lay up ja... proovib. Aga... Ja see vist oli jah, siuke pool proovikas, et... Tundus küll, et ikka vaatas. Okay. Kala ikka ka õigesti korvi alla. Mis ma ikka ründan. Kõik ilusti ainult lähenevad. Tap-in ja edasi. Ja nüüd Risto. Johimisel sättis korra. Lühikeseks. Ai. Risto tahtnud teil seda parfreimi ära rikkuda. Võib-olla tõesti, jah. Ai. Hakkas, tundus, et võib-olla see isaku, mis ta korra tõmbas selle õige tunde ära või kartma. See võis jah täitsa närv olla, siis ta oli ikkagi üpris lähedal. Ta oli ikka tegelikult väga lühikene. Aga no ei ole hullu. Mis täpselt tuli mingi tuulehill ka sulle või? Jah. Meil on mõned rajad minna. 114, par 3, 89 meetrit, topelt Mando ja mängima ilusti keskelt läbi, nagu siin härra ette näitas ilusti, eksis kipiga ja see on juba putil. Raskusel 16 rada, siis mängib ka ikka 3,3 üle parri. Et selle raja kohta siis raske rada. Jah, nagu näha, siis on näha miks. Tuules võib see Mando ikka päris kiiresti mängu tulla, et on ikkagi... Ta ei tundu väga lai olevat. Neid on suht kitsas ja pluss veel see ka, et Mando on ju päris kaugel ka, et sa pead ikkagi... Ja Rainer näitab ilusti ette, kuidas... Opa, tiimi soks ja ilusti korvi alla. Väga ilus. Väga kauni saadata kohe. Nii, Karl, mis see Karl nüüd teeb? Ai, see flipi üritas, aga... Ai. Jälle, oleks võinud saada see väiksegi oksakese või puukese oleks juba tagasi saanud. 2 Mando missi. 2 Mando missi, jah. No tropikas on ka siuke 15 peal umbes, on mitte rohkem. Siit oleks hea OB olma ära võtta. See on päris maasikas. Ja, Väga ausar on. See tundus juba päris hea. See juba oli ranni moodi. Nagu näha, siis tuul tundub ka veits paremalt olevat. Äkki natuke, jah, panedki natuke paremale ja laseb lükata. Ja nagu näha, siis ta lükkabki päris hästi. Nii, Eero putib Pirkut ju. Ja sees. Väga ilus. Väga ilus, väga hästi. Väga huvitav putt on tal, et siuke ketas nagu loperdab. Aga tundub, et tuules ei mõjuta midagi. Tubli, Karl. Väga ilus. Nüüd oli väga ilus. Andsid käe järgi ja kohe oli sees. Võttis ka Ben 4 vist. Ja Rainer tastab ka Pirku sisse. Rainer ja Eero siis 2 ja Karl ja Risto 4. Jop. 4 strauki ees. 4 strauki. See on juba, jah, paar rada ei minna ju, 4 rada. No nii, rada 15, 83 meetrit, et ma saan aru, et kergelt pikaks viikad oled OB-s. Paremal on pigem see OB. Pigem on paremal, käisid kaardi pealt. Kui sa näiteks tikuga sirgeks viskad, siis on oot, et on OB. Nagu mina tegin, viskasin sirgeks ja... Millega sa viskad seda? Mina läksin kreiviga, mõtlesin, ma tõmban väikse annuka ja siis millegipärast tõmbas ta sirgeks ja olin seal põllu peal. Sest no väga haiserit ei saa minna, sest see paremal on kohe põõsas on ees sul ja puu. Sinna käppi pead tabama. Aga no mängumees näitab ilusti, kuidas seda jõhker tuul on, vaata, kus see ketas ikka seal mahtlaks võtta. No kui sa jah, puid vaatad, siis võib öelda, et need rajad on need kõige raskemad, need lõpurajad, tuulega mängib ikka väga, oigus meil pikaks. Tuul oli väga kaua sirgelt. Mina läks taga kätt sealt keskmine, kaset läks paremat poolt. No mina üritasin ka niimoodi mängida. Oi. No umbes sealt, jah? Jah, sealt samast, jah. Aga jah, ühe päeval sain hakkama, teisine päeval ei saanud. Oi, see oli natuke kõrge. Aga seal on üks need puud, mis tõstsid selle ketta alla. Jah. Nagu näha, siis see tuul on ikka päris võimas. Siin ikka natuke ketta põhja näitad, siis on pahandus. Ikka jah, pigem kohe tõstab üles. Isto pani ikka väga pikaks. Vasta tuulde puttimine ja pigem on keeruline. Pigem on. Nii, Karl. Rahulikult.
Matu, vanakooli putter, nägid seda stampi? Nägin. Päris cool. Pole neid putterid ammu näinud. Kusjuures polegi, sest ma ei mäleta, kas kellegi üldse on. Näed oma putterid endaga. Ma ei mäleta, mis putterid meil olid. PA2 või? Äkki oli PA2. Kommentaarides teada on, mis putterid sellised. Tegelikult oli võrgmängu, millega Ratmeister võttis. Rainer ka ootab natuke sukest tuule ja jäi sisse. Täpselt paras. Rohkem ei olegi vaja pingutada. Ei ole, siin ongi. Pane sinna korvi äärest sisse põrkama ja ongi sul ilus 2 olemas ja pole midagi rasket. Ja ainuke 2 jälle. No, siin on juba vormistamise küsimus, 5 trauki ees ja 3 rada minna. 3 rada minna. No järgmine peaks olema vist ka kõige tuulerohkem korviga rada. Raskuses 17. Rada 16 ja par 3, 100 meetrit. Vasakul on täielik OB ja vasakult on tuul ka ja oi! Kalale tahtsid näpistama minna. Kala vaatas raudset skoori, vaatas, et võit on kindel. Näed, nii kui paned eest käega sirgelt üritad panna, siis tuul lükkab nii paremale selle. Ja see järgmine diial oli ka kogu aeg nii ohus. Ma ise hakkasin viskama ja siis kui kettad tulid minu poole. Kõrgele tuul lükkas. Ja lihtsalt lükkab mina. Tegelikult oli pigem hea puu minu arust. Ma läksin ise ka taguriga. Ma läheks ka taguriga. Küll mitte Annukas, aga... Ja mina läksin Mauri D2-ga, vana D2-ga. Ja see oli ikka siuke kange juurikas, et võitles selle tuulega seal. Jah, see aeg, kui me seda nüüd videot peale loeme, siis Mauri pani konopist kinni. Täitsa uskumatu vend. Kõva sõna, palju õnne Kristjanile, mis on nagu muidugi tavapärane. Ja mis on tavapärane, jah. Aga super äge. Paugi vaba ring ja kokku 40 alla ja... 2 eestlast läksid ja panid konast kinni ja tuleb koju ära. Ja, tuli nägi ja võitis. Mõnus. Kohe lust oli vaadata eile seda mängu. Nii, kõik vist on nüüd. Risto vist äkki teeb alles testi sealt. Kas nad võiks ranni ka? Võiks ju. No, proov oli hea. Aga seal ei olegi midagi. Tuul oli nii kõva. On tappes ilmselt putteli ka nii ära. Hoppa, ma just tahtsin öelda, et hea parframe, et nagu... Ai, näitas korra põhja ja... See oligi huvitav, ma ei saanud ka aru, mis ta tegi, et ta nagu läks nagu... Ta läks nagu 100% viset tegema, et see on nagu sealt ikka mööda. No ma mõtlesin ka, et see on enesekindel ja siis... No, mis teha, noh? Ikka juhtub. Paugi siit, vähemalt see paugi jääb meelde. Ma näed, et Eero on hoopis ettepoole läinud Karlist. Jah. 4 alla, Karlil on täna +1, ei ole vist, kas tõesti on see? Rada 17, 72 meetrit. Mandoga, Mandost paremalt poolt ja siis ka Heiser teele ja väike skip ka või? Oi, oleks hea. Jah, skip on vajalik. Väga vajalik, sest korv on seal vasakul põhimõtteliselt Mando puu taga peaaegu diagonaalis. Aga kui Mando missi paned, siis on ready, aga need ideaalne skip ja... Tubli, ilus ise. Nii, Karl läheb tagant käega ja kaab üpris aialt. Aga sellise nurga all visates on see ketas on natuke ossa. Rolleriga? Et sellise nurga alt, mis on nii tugev Heiser oli, siis kõrgut oli liiga suur. Ja. Sama asja oleks teinud, oleks hästi madalt visandata, hästi kõrgele skippa. Just. Korvi all on. Aga just, kui seal mingi nose down on see, siis ta väga ei taha skipata ka. Täpselt nii. Kala läheb proovima. Oi, ole nüüd, küll see oleks ilus putter. Oleks küll, jah. Nii, Karl läheb ka. Kalarõuda. Ka hea proov. Väga ilusad proovid. Ei ole mitte midagi olla. Ei ole midagi. Vähemalt on õiged need, kes proovivad. Ma arvan, mamma saaks seal liiderpult kõik putid ära. Kaamera vahitud üle. Hingab sulle kuklasse. Ära eksi. Aga Risto pani väga ilusa putti ära ja soolopördi. Jaa, soolopördi. Ta sai ideaalse viske ka ja ilustas kipas ja see on see liin, mida tahad mängida. No nii. Me olemegi jõudnud viimase rajale, mis on 18-100 ja see peaks olema 81 meetrit ja taga on OB.
Siin vist ära ei spoiliga ütleme, et kala läheb vormistama või? Ma usun küll, et ta läheb vormistama seal. Stroke nii palju ees. Ja pigem tahaks mängida niisuguse väike haiseriga, et laseks mingi skipata sinna korvi alla. Kala see soojaks võttes soojendustressi maha. Jah, viimaseks rajaks. See oli see, et ta viskab tagakäega, vaata see on vaja jopena. Jaa, õigus. Muidu tagus need annukad seal ees käega. Mõtlesin, et küll, poisid ma näitan nüüd. Hoia mu jopet. Nii, Karl läheb ka taguriga. Ja oi, mis kõva skip ja nüüd tegelikult see on, mõte on väga okei sellega. See on natuke rohkem distantsi saada. Eeskäega läheb meil keegi. See on mingi alternatiiv orjada. Sealt saab, aga seal on pigem nagu, mida rohkem puu lehes on, seda raskem sealt läbi saada on. Nii, Risto potil. Pikal potil. See üks Annuka, kas tuleb tagasi? Tuli. Sealt on võimalik 3 ära mängida. Samas, korvi näed juba ju. Pigem näed. Aga päris ebamugav. Pigem keeruline, jah. Kulgu mitmeid. Ta tegi ranni vähemalt. Nii. See euro teeb. Rannib. Viimane rada. No pidi rannima. Kalad oli ikka väga hea. Kala on ikka väga hästi, jah. Ja oi, kui Eesti viimase võtiga. Saad selle välja tulla. Sa vaadata ühes, nagu naelu ladus ehinema. Kuule, aga siit vist hakkabki nüüd läbi saama, et kala lõpp tulemas siis -14. MA3 siis võitja tegeli karikal ja... Ta tegi isegi ju teine päev isegi parema tulemuse kui ju esimene päev. Ja Karl ka veel eksis veel viimasel putil. Ja siis tulemustest veel, et Tarmo Veskemäe -8, Eero Kaur siis -7, poodiumi kohad ja 4. kohale siis -6 Ramet. See on ka mul hea tuttav on, ütles, et viimasel rajal 18. putis Pirku puti ülarauda, mis rollis OBS-e ja sealt see viske üks vahe tuligi. Just, aga kuhu me teede kell siis järgmisena viib? Teede kell läheb Paliverre nüüd. Ise lähed ka Paliverre mängima? Ikka, pole küll nii-öelda seda mänginud, aga eks ma pean läbi mängima. Mis eesmärgiga paned? Ma ei pane mingeid eesmärke, muidu ma panen endale pinge peale. Esimesel rajal pöördi võtad, ma ostan šokolaadi sulle. Davai, sobib. Ja, kuule, aga mina tänan ja kohtume siis järgmise korrani. Mina tänan sind ka kutsumast ja äkki näeme veel. Jaa. Tšau. Ja täna, ma ei tea, kas see oli tahetud või oli õnn, aga üks Holar ka. Üks korraga -14, Rainer Kala.